Tere, armas teeline! Kõik, kes me täna siin nüüd oleme kohtumas, elame mõne riikliku valitsuse jurisdiktsiooni all. Ajalooõpikutest jääb küll tunne, et selle planeedi ajalugu on seni olnud üks sõda teise järel. Kuid see pole alati nii olnud ja see ei saa ka tulevikus alatiseks nii olema. Eedini aed on pilt sellest, kus inimvalitsust polnud. Jumal kehtestas seal korra, siin maal, aga mitte absoluutset kontrolli ega domineerimist. Jumala valitsus toimis järgmisel printsiibil. Räägi Jumalaga õhtu jaheduses. Ole juhitud püha vaimu poolt, õpi inglitelt, tegutse Jumala täiusliku tahte kohaselt. Aga sellise süsteemi heitis inimene kahjuks kõrvale. Nii pärast Eedenit kui ka pärast veeuputust tehti esimesed otsused inimese valitsuse ja inimese keskse juhtimise suunas. Esimene asi, mida ajaloos leiame, on leida esimese Moose raamatu 4. peatükist ja Kain sai ühte oma naisega, kes sai käima peale, tõi ilmale Haanoki ja ta ehitas ühe linna ning nimetas selle linna oma poja Haanoki nime järgi. Pärast veeuputust tõuseb sama vaim täiel rinnal esile ja esimese Moose raamatu 10. peatükk kõneleb Noa poegade genealoogiast. Haamil oli 4 poega ja üks neist oli Kuus, kellel oli omakorda 6 poega. Ja esimese Moose 10. peatükk jätkab öeldes, Kuusile sündis Nimrod. Teadupärast genealoogiad ei ole tuntud detailide jagamise poolest, aga siin on koht, kus meil on üksikasjad olemas. Seega teame, et need on olulised. Iga detail on mingil moel oluline. Ja sealt saamegi lugeda, oli esimene vägev mees maa peal. See oli Nimrod, tema oli vägev kütt Jehova ees. Seepärast öeldakse vägev kütt Jehova ees nagu Nimrod. Ja tema kuningriigi alguseks oli Paabel, Erek, Akkad ja Kalne Siineari maal. Sellelt maalt ta väljus Assurisse ja ehitas Niineve, Rehobotiiri ja Kelahi ja Reseni Niineve ja Kelahi vahele. See on suur linn. See siin on kirjeldus täismõõdulise impeeriumi püüdlustest. Võimu koondamine ühe inimese alla. Mitmes linnas, kus üks inimene omab võimu, selleks inimeseks oli Nimrod. Tema arvamustest saavad seadused, mis dikteerivad kõigi tema kontrolli all olevate inimeste elu. Mis õigus on ühel inimesel ja patusel inimesel omada nii palju võimu teiste inimeste üle? Juba Nimrodi nime ise tähendab mässu. See ütleb meile midagi paljut, eks ju. Nimed esindasid midagi enamat kui lihtsalt vanemate sentimentaalsust. Ta oli jahimees, issanda ees. Heebra keel võib tähendada ka issanda vastu. Vastasseisu mees. Tema elu oli pühendatud jahipidamisele, mitte ainult elatise teenimise, vaid ka spordi eesmärgil. Issanda vastu muidugi. Tema elu määras tagaajamise põnevus. Ta uuris loodust mitte selleks, et seda mõista, vaid selleks, et seda alistada. Temast sai legendaarne saagi jälitaja. Ta oli kavalam, osavam ja kavalam kui miski, mida ta tahtis alistada. Miski ei suutnud teda üle kavaldada. Miski ei suutnud temast ette joosta. Tema oli see, kes suutis sind kätte saada. Ta ehitas oma kuulsa maine meisterliku tapjana. Kui ta jahile läks, panid kõik teda tähele, sest ta võitis alati. Kõik teadsid, et ta oli igas mõttes parim koer. Temast sai kõigi juht, sest ta tõusis kõigist teistest kõrgemale. Meie teeme järgmist. Kes saavad valitsejaiks? Rikkad muidugi, sest kes teab, kuidas domineerida. Loomulikult imiteeriti tema arvamusi, sest kõik tahtsid teda imiteerida. Ta oli oma aja spordilegend, superkangelane. Ta suutis omandada kõike, mida looja oli loonud. Nimrodist saab legendaarne tegelane, kuulus, kurikuulus.
Kas teil jääb mulje, et Nimrodi uhkus võib lämmatada igatüht, kes talle vastu hakkab? Nimrodi kaudu liigub rahva valitsemine eemale patriarhaadist ehk perekonnast, mida juhib selle vanem, hoopis monarhia poole, mida juhib üks võimas juht. Mitme linna rahvas, kõik tema juhtimise all. Tema kontrollib, kuid kõige keskmes on mees, kes jumaldab omaenda jõudu ja astub Jumalale vastu. Märkus siin juures, Jumala plaan Abrahamiga on anda juhtimine tagasi perekonda, kus Jumal on ainus kuningas. Mida Jumal ütles Abrahamile? Ja sinus õnnistatakse kõiki maa suguvõsasid, mitte valitsetakse kõiki maa suguvõsasid. Sa märkad erinevust. Nimrodi loodud monarhia sai aluseks mõnele tulevasele Jumala vaenlasele. Babylon oli üks viljadest, mis kasvas Nimrodi juurtest. Ja esimese Moose 4. peatükk mainib Baabelit ja Sineari maad osana Nimrodi rahvusvahelisest korporatsioonist. Iisraeli prohvetid teadsid ka, et Nimrodi monarhia viis Assüüria impeeriumini. Ja Miika kirjutab 5. peatükis, nad rüüstavad mõõgaga Assüüria maad ja Nimrodi maad selle sisse pääsudes. Ja esimese Moose 4. peatükk mainib ka Niinevet, Assüüria pealinna, osana Nimrodi impeeriumist. Kokkuvõttes mässas Nimrod Jumala vastu, sest tema tahtis olla kõrgeim valitseja. Pea meeles, mida Jumal ütles Saulile prohvet Saamueli kohta 1. Saamueli 15. peatükis, sest vastupanu on otse kui nõiduse patt, tõrksus ebajumalate ja teeravite teenistus. Et sa oled põlanud Jehova sõna, siis põlgab temagi su kuningaks olemist. Riiklikul tasandil, rahvaste ja impeeriumide tasandil toimuvad vaimsed lahingud on samad, mis toimuvad iga inimese südames. Sõda seisneb eelkõige isekuses. Ja nüüd, kui me loeme Piibli viimasest raamatust 22. peatükist, keset linna väravat ja mõlemal pool jõge oli elupuu, kirjutab Johannes. See kandis vilja 12 korda igas kuus, andes oma vilja ja puulehed tulid terviseks rahvastele. See siin ei ole inimeste valitsuse taastamine, isegi mitte rahumeelse riigi taastamine. Kreeka sõna, mida siin kasutatakse, on etnos, mitte valitsused, vaid inimrühmad. Taevas ja uuel maal ühendatakse lahutatud rahvad üheks perekonnaks Jumala juhtimisel. Aga heidame pilgu nüüd Abrahamile. Mooses 1. raamatu 1. 10. peatükis näeme mitme rahva sündi. Sõna, mida tavaliselt tõlgitakse rahvad, on goiim, millega saab osutada ka paganatele. 1. Moosese 10. peatükis räägib meile, et inimsugu jagunes maade, keelte, perekondade ja rahvaste järgi. Peaaegu kohe pärast selle mõiste sissetoomist kutsub Jumal Abrahami välja ühe seesuguse rahva hulgast, et erineda neist ja sellest, mida nemad esindavad. Miks aga kutsus Jumal Abrahami oma päritolumaalt lahkuma? Ma loen nüüd 1. Moosese raamatu 12. peatükist 1. salmist edasi. 1. Moose 12 ja 1. salmist edasi. Mida Piibel meile siin räägib selle mehe kohta? 1. Moosese 12 ja 1. salmist edasi. Ja Jehova ütles Abramile, mine omalt maalt, omast sugukonnast ja isakojast maale, mille ma sulle näitan. Mina teen sind suureks rahvaks ja õnnistan sind. Ma teen su nime suureks, et sa oleksid õnnistuseks. Siis ma õnnistan neid, kes sind õnnistavad. Panen vande alla need, kes sind neavad. Ja sinu nimel õnnistavad endid kõik suguvõsad maa peal. Ja Abram läks, nagu Jehova teda käskis, ja Lot läks ühes temaga. Abram oli 75 aastat vana, kui ta Haaranist väljus. Ja Abram võttis oma naise Saarai ja oma vennapoja Loti ja kogu nende varanduse, mis nad olid soetanud, ja Haaranes hangitud hingelised, ja nad läksid teelele Kaananimaa poole
ja nad jõudsid Kaanani maale. Ja Abram käis läbi maa Seekemi püha paigani, Moore tammeni, kaananlased olid siis veel sellel maal. Ja Jehova ilmutas ennast Abramile ning ütles, sinu soole ma annan selle maa. Siis ta ehitas sinna altari Jehovale, kes oli ennast temale ilmutanud. Sealt ta liikus edasi mägestiku Peetelist hommikupoole ja lõi oma telgi üles nõnda, et Peetel jäi õhtu ja Ai hommikupoole ja ta ehitas sinna altari Jehovale ning hüüdis appi Jehova nime. Ja Abram läks teele, rändas üha ja siirdus lõunamaale. Jumalal oli kavas kutsuda Abrahami uue rahvusriigi rajamiseks, mis pidi silmatorkavalt erinema inimeste loodud kuningriikidest. Nende kuningaks ei pidanud olema keegi muu kui Jumal ise. See rahvas pidi näitama, mis juhtub siis, kui inimsugu pöördub tagasi oma looja juurde. Iisrael rajati olema õnnistuseks kõigile suguvõsadele maa peal. Jumal valas neile valgust ja eesõigusi, mida maailm polnud ilmselt pärast veeuputust veel näinud. Kuula Jumala tunnistust Iisraeli rahvale 5. Moose 4. peatükis. Vaata, ma olen teile õpetanud seadusi ja seadusi, nagu Jehova, mu Jumal, mind on käskinud, et te teeksite nõnda sellel maal, mida te lähete pärima. Pidage neid ja tehke nende järgi, sest see on teie tarkus ja teie mõistust rahvaste silmis, kes ütlevad kõiki need seadusi kuuldes. See suur rahvas on tõesti tark ja mõistlik rahvas. Sest kas on teist suurt rahvast, kellele jumalad on nii lähedal nagu meie Jumal Jehova, iga kord, kui me teda hüüame? Ja kas on teist suurt rahvast, kellel on nii õiglased seadused ja seadused, nagu kogu see käsuõpetus, mille ma täna panen teie ette? Ole ainult valvel ja hoia väga oma hinge, et sa ei unustaks neid asju, mida su silmad on näinud, ja et need ei lahkuks su südamest kogu su eluaja ja kuuluta oma lastele ja lastelastele. Tegemist ei olnud üksikisikuga, kes annab tunnistust oma kogukonnast. Tegemist oli terve rahvaga, kes pidid koostöös Jumalaga ja omavahel tooma esile tema iseloomu aulisuse. Pane tähele sedagi, et neile öeldud sõnade kohaselt ei teinud neid eriliseks mitte üksnes Jumala antud määrused ja seadused, vaid seadustest kinnipidamine. Selle peale pidid teised rahvad hakkama ütlema, see suur rahvas on tõesti tark ja mõistlik rahvas. Rahvale antud tõed võisid olla kui tahes imelised, kuid kui inimesed nende kohaselt ei elanud ega olnud neile kuulekad, pidi rahvale õnnistuste asemel osaks saama needus ja elu asemel surm. Seega, mitte üksnes tõdede teadmine, vaid ka neile kuuletumine. Selles on iva. Kui Iisrael algselt rajati, ei pidanud neil olema inimlikku valitsejat nagu teistel rahvastel. Aja möödudes aga Iisraeli usk vankus ja nad hakkasid igatsema seda, mis oli rahvastel, paganatel. Aga mida sina arvad? Miks pidasid rahva vanemad ahvatlevaks mõtet saada endale kuningas? Aga laseme Piiblil vastata. 1. Saamueli 8. peatükis me leiame sellise tunnistuse. 1. Saamueli raamat 8. peatükk. Ja loen siit 4. salmist. Siis kogunesid kõik Iisraeli vanemad ja tulid Saamueli juurde Raamasse ning ütlesid temale, vaata, sa oled jäänud vanaks ja su pojad ei käi sinu teedel. Pane nüüd meile kohut mõistma kuningas, nagu on kõigil rahvail. Aga see kõne oli Saamueli silmis paha, kui nad ütlesid, anna meile kuningas, kes meile kohut mõistaks. Ja Saamuel palus Jehovat. Ja Jehova ütles Saamuelile, kuule rahva häält kõiges, mida nad sulle ütlevad, sest nad ei põlga sind, vaid nad põlgavad mind kui oma kuningat. Nõnda nagu on kõik need teod, mis nad on teinud alates päevast, mil ma tõin nad ära Egiptusest kuni tänapäevani, jättes mind maha ja teendes teisi jumalaid, nõnda nagu nad teevad sinule. Aga nüüd kuule nende häält,
hoiata neid ainult tõsiselt ja kuuluta neile kuninga õigust, kes hakkab nende üle valitsema. Ja Saamuel kõneles kõik Jehova sõnad rahvale, kes nõudis temalt kuningat. Ta ütles, niisugune on selle kuninga õigus, kes hakkab teie üle valitsema. Ta võtab teie pojad ning paneb nad oma sõjavankrite peale ja ratsahobuste selga või laseb neid joosta oma sõjavankri ees. Ta paneb neist enesele 1000 pealikuid ja 50 pealikuid. Ta paneb neid kündma tema kündi, ta paneb neid lõikama tema lõikust ning valmistama temale sõjariistu ja vankrivarustust. Ta võtab teie tütred salvisegajaiks, keetjaiks ja küpsetajaiks. Ta võtab teie parimad põllud, viinamäed ja õlipuud ning annab oma sulastele. Ta võtab kümnist teie viljapõldudelt ja viinamägedelt ning annab oma hoovkondlastele ja sulastele. Ta võtab teie sulased ja ümardajad ja parimad noored mehed, nõnda samuti teie eeslit ja paneb oma tööle. Ta võtab kümnist teie pudulojusteist ja te peate olema temale sulaseks. Ja kui te siis kisendate oma kuninga pärast, kelle te enesele olete valinud, siis Jehova ei vasta teile. Tähtis on siinjuures märkida, et kuninga nõudmine tähendas kõrvale lükata Jumala valitsus oma rahva üle. Kui rahvale alus pandi, vastustasid nad otse oma looja ees nende sidet temaga, kujutades sealhulgas piltlikult ette pühamu ja sealne teenistus. Kuningat nõudes olid inimesed valmis tõmbama endale kaela samasugused kannatused, mis olid paganlike riikide eluolu osaks. Sõjaväeteenistus kuninga sõdades osalemiseks, võõrandamine, maksustamine ja muud hädad. Nad pidid avastama, et inimlikud võimukandjad kipuvad valitsema iseenda kasuks, mitte sama heasoovlikult nagu Jumal. Samuti pidi uus ühiskonnakorraldus jääma püsima. Iisraelile antakse, mida nad küsivad. Aga kui nad taipavad, et see tähendab allakäiku, ei saa nad enam sellest lahti. Sest mida Piibel ütles? Ja kui te siis kisendate oma kuninga pärast, kelle te enestel olete valinud, siis issand ei vasta teile. Jumal tunneb oma rahva nõrkust. Nii kuulutas ta juba varem ette, et Iisrael hakkab nõudma inimest kuningaks. Nad nõudsidki ja väga suur osa Jumala rahva ajalugu on jutustus selle valiku tagajärgedest. Pane tähele, Jumal ei ütle, mina annan teile kuninga, vaid hoopis, et tema rahvas otsustab kuningat tahta. Jumal pani paika kaitsemeetmed, et hoida oma rahvast inimliku valitsuse mõningate pahede eest. Ometi näitasid rahva ajalugu ja kuningad, et kaitsemeetmed jäeti sageli tähelepanuta. See, kuidas Jumal Iisraeli kohtles, pakub rikkalikku teavet selle kohta, kuidas ta kohtleb Uue Testamendi kogudust. Tõepoolest, näeme Iisraeli rahva kaudu teatud mõttes ette koguduse eksimusi. Me ei saa väita, nagu olnuks kristlased minevikus või oleksid praegu kuidagi paremad vana aja Iisraelist, sest oleme väga vastuvõtlikud samadele ahvatlustele. Iisrael küsis endale inimest kuningaks. See nõudmine viis rahva moraali allamäge. Kuningad muutusid järjest nurjatumaks, kuni Jumal lubas babüloonlastel viia tema rahvas vangi, kus nad saaksid valida Jumala. Midagi sarnast juhtus kristliku koguduse ajaloos. Ehkki nad ei tohtinud ennast üles ehitada paganliku rahva taoliselt, tundsid usklikud kergendust Konstantinuse võimule saamise ja kristlaseks kuulutamise üle. Tagakiusamine oli selleks korraks läbi. See oli iseenesest õnnistus, aga siis võttis kogudus pähe keisrivõimu oma huvides ära kasutada. 4. sajandil puhkes kristlaste hulgas palju tõsiseid vaidlusi ning kui kogudus leidis, et ei suuda neid ise lahendada, lubati keisril sekkuda. Tasahilju tõusis üha enam esile Rooma piiskop, kes oli kord olnud vanem piiskop teiste võrdsete hulgas. Kogudus lubas riigilt sekkuda usuasjadesse ja kui riik kord jala ukse vahele sai,
läksid asjad halvast veelgi hullemaks. Sarnaselt vana aja Iisraeliga tulenevad kristliku ajaloo paljud tumedaimad peatükid otseselt sellest, et kogudus tegi maailmaga kokkuleppeid vastastikuse järeleandmise hinnaga. Iisrael hakkas ebajumalaid teenima ja tema kuningaid rikkus võimuiha. Sinnamaani, et ebajumalatele ohverdati koguni lapsi. Kogudus aga võttis tasahilju omaks paganate impeeriumi paljud abinõud ja menetlusviisid. Sinnamaani, et paljud ustavad usklikud surid märtritena, kuna neid peeti ohuks kiriklikule liiklikule institutsioonile. Aga keegi pidi olema ju paganatele valguseks. Selles osutus Jumala kogudus küll täielikult läbi kukkunuks. Selle asemel, et olla tõeliselt Jumala väljavalitu rollis, olla eraldatud selleks, et olla tunnistajaks Jumalast, sai neist rahvus, milline ei erinenud neid ümbritsevatest rahvastest. Neist sai saba, aga mitte pea. Nad järgisid teisi jumalaid, ebajumalaid, sidusid endid abielusidemete kaudu paganatega ja milline oli kõige selle tulemus? Kõigepealt vangistus Babylonis ja hiljem polnud suur asi hüljata Kristus, kui ta siia maale tuli. Kuidas aga olid lood Uue Testamendi kogudusega? Selle asemel, et olla Jumala valitud ja eraldatud tunnistajad, heitsid juudid Kristuse kogunisti kõrvale. Kristlased läksid oma veendumustest 4. sajandil kompromissile paganatega ja võtsid omaks paganlikud kombed ja tavad ning juurutasid need kogunisti kristlikku kogudusse. Julgustasid riigivõimu sekkuda kiriku asjadesse. Ja mis oli selle tulemuseks? Selle tulemuseks oli pime keskaeg. Kirik koos riigiga rõhus halastamatult Jumala lapsi. Toimus enneolematu tagakius. Kuidas aga on lood tänapäeva kogudusega? Piibel ütleb, et see sarnaneb Laodikea kirjeldusega, kus rõhuasetus on järgneval. Rikas, kõike küllalt ja ei vaja enesearust mitte midagi. Samas ei teagi, et on vilets, vaene, õnnetu ja alasti. Punkt. Milline on Jumala eesmärk oma lastega? Ilmutamiste raamatu 14. peatükk 6. salm ütleb, ja ma nägin teist inglit taevast kestaeva kohal lendavat, sellel oli igavene evangeelium, et armuõpetust kuulutada neile, kes elavad maa peal ja kõigile rahvahõimudele ja suguharudele ja keeltele ja rahvastele. Ja siit esimene õppetund. Jutlusta evangeeliumi. Kuuluta igavest evangeeliumi kõigile. Teine õppetund. Järgi tema seadust ja oma tema usku. Pea Jumala käske, usalda Jumala seadust ja tema iseloomu. Too oma ellu kõik see, millest sa jutlustad. Ela evangeeliumis. Olgu sinul Jeesuse usk. Too see oma igapäeva ellu. 1. Peetruse 2. peatükk ütleb, teie aga olete valitud sugu, kuninglik preesterkond, püha rahvas, omandrahvas, et te kuulutaksite tema aulisi tegusid, kes teid on kutsunud pimedusest oma imelise valguse juurde. Teie, kes muiste olite mitte rahvas, aga nüüd olete Jumala rahvas, kes ei olnud armu saanud, aga nüüd olete armu saanud. 3. õppetund. Jaga oma isiklikku tunnistus, kus iganes see on võimalik. Sa võisid olla pimedus, kuid nüüd oled imelises valguses. Varem sa ei kuulunud Jumala laste hulka, kuid nüüd sa oled täieõiguslik Jumala laps. Varem võisid sa olla välja heidetud, kuid sa said armu. Kuulake, kuidas prohvet Jesaja 43. peatükis sellest räägib. Teie olete minu tunnistajad, ütleb Jehova, minu sulane, kelle ma olen valinud. Et te teaksite, usuksite minusse ja mõistaksite, et mina see olen, enne kui mind ei ole olnud ühtki Jumalat ega tule ühtki pärast mind. Teie olete minu tunnistajad, ütleb Jehova, et mina olen Jumal. 4. õppetund. Anna oma tunnistus sellest, milline on Jumala iseloom. Kui juhtub, et me teda ei tunne, siis meil see lihtsalt ei õnnestu. Me oleme kutsutud jagama, mida me armastame
mida me teame ja mõistame, mida oleme kogenud. Prohvet Jeesaja ütleb 49. peatükis: sellest on vähe, et sa mu sulasena taastad Jaakobi suguharud ja tood tagasi Iisraeli säilinud. ma panen sind paganaile valguseks, et minu pääste oleks ilmamaa ääreni. räägi Jeesusest, kellest sai kannatav sulane. taasta neid, kes on Iisraelis, jutt on Jumala lastest, ja vii pääsemine paganatele, neile, kes ei käi täna veel Jumalaga. 5. õppetund. kuuluta pääste sõnumit. kogudus ei ole päästja, aga kogudus kuulutab, kust seda päästet võib leida. Apostlite 4. peatükk ütleb: ja ühegi muu sees ei ole päästet, sest ei ole antud taeva all inimestele ühtki muud nime, kelles meid päästetakse. Peetrus ja Johannes arreteeriti ja neil avanes võimalus kõneleda Sanhedrinile ehk tollasele suurkohtule. Uue Testamendi kogudus kuulutas sellest pääsemisest üksnes Jeesuse läbi kogu toonasele maailmale. Prohvet Jeesaja ütleb 60. peatükis: tõuse, paista, sest sinu valgus tuleb ja Jehova auhiilgus koidab sinu kohal. Sest vaata, pimedus katab maad ja pilkane pimedus rahvaid, aga sinu kohal koidab Jehova ja sinu kohal nähakse tema auhiilgust. Ja rahvad tulevad sinu valguse juurde ning kuningad paistuse juurde, mis sinust kumab. Jehova auhiilgus, see on tema iseloom. Sest Johannese 8. peatükk ütleb: Jeesus on selle maailma valgus. 6. õppetund. esita Jeesust. tõsta üles Jeesus, et inimesed saaksid tõmmatud tema juurde. Jeesus ütles Johannese 12. peatükis: ja mina tahan, et kui mind maast üles tõstetakse, kõik tõmmata enese juurde. Ilmutuse 18. peatükk ütleb: pärast seda ma nägin teist inglit taevast maha tulevat ja temal oli suur meelevald ja ilmamaa läks valgeks tema auhiilgusest ja tema hüüdis võimsa häälega ning ütles: langenud on suur Babyloni, on saanud kurjade vaimude eluasemeks ja kõigi rüvedate vaimude ulualuseks ja kõigi rüvedate ja vihatud lindude pesapaigaks. Ja ma kuulsin teist häält taevast ütlevat: minge välja temast, minu rahvas, et te ei saaks tema pattude osaliseks ja et teid ei tabaks tema nuhtlused. Ja 7. õppetund. kutsu inimesi üles jätma väärad jumalateenistuse süsteemid ning järgnema Jeesust ja tema sõna. ära karda rääkida tõtt. Jumalal on inimesi kõigis kogudustes ja kirikutes. meie ülesanne on kuulutada tõde, et Jumala lapsed saaksid välja kutsutud. edukat nädalat sulle, peatse kohtumiseni!